Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade. Lost in... Mis sa nüüd tegema hakkad? Nüüd ma hakkan tegema selle toote kinnikatt. Liiga ilus tükk, mida tegelikult kinni katta. Aga ma teen seda ikka. Pop ja noortepärane värk pidi olema. Leidsin ühest e-poest Eestis oli kohapeal olemas. Rooste vaba selline mingi prestitud plekk, 1 millimeetrine. Pidi hästi näppu lõikama. Vaatame, kui kiiresti mul õnnestub. Ja siis tellisin ka sellisest ühest üks sõber Risto aitas tellida 4 tähega e-poest kuumakindla villa. See peaks olema siis mingi kaminate ja ahjude mingi vill. See on mingi 12 või 13 milli vill. Osad on, ma saan aru, otsinud ka mingi 10 millise villa. Noh, mis iganes. Ma ei tea, ma panen selle, mis oli ja vaatame, mis siis välja tuleb. Pidi olema sellega väga tükk tööd, nii et ma ei tea, kui pikaks see video läheb. Aga põhimõtteliselt on siis see, et lõigata sellest osad teevad sellised paikatid. Noh, neid ma juba summutid tehes ju lõikasin, peaks ju oskama. Kõige keerulisem pidi olema siis neid siia ümber joota. Siukse masinaga on jalapedaal ja see on siis siuke väike keevitus. Tegelikult on ta mingisuguste akude, ma ei tea, mis iganes asi. Jällegi, sõber Rainer laenas tolle. Nii et siin sõprade abiga saab palju asju tehtud. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. No nii, läks 2 minutit, lõikasin näppu, aga nüüd siis olen ära teinud ühe kolde niimoodi ja lõikasin esimese selle välja. Nüüd proovime hakata seda siia kinni keevitama. See on nüüd meil siin laetud, vist on natuke enda laadinud. Siis pidi selle sisse lülitama. Siin on nüüd batteri voltage 7,82 ja mingi 3 peal pidi olema. Asi, mis ma kohe vaatasin, et need on, okei, nad on lühikesed, see selleks, aga kõik on nagu YouTube'is seal jauran nendega, et need ei püsi koos ja värgid ja ma panen kurat nipukaga kokku ja ta käib, näe. Kaps, 2 tükki koos, 7,82 on siin peal, 2 tükki on mul siin. Ma ei tea, kas see on hea mõte selle riide peal teha, aga no ma teen, vaata, mis ta teeb üldse. Praegu ei teinud midagi. Praegu ka ei teinud midagi. Ei jää kokku. Paam 4 peale. Sest ega need on kõik väga erinevad, on ju. Nii. Paneme siit ja... Ahah. Jääb kokku küll kuidagi. Kuumaks kah natukene vist nagu läheb, aga... See on midagi alla. See trikk, miks ma praegu nii teen, on see... Miks ma tahan sealt altpoolt seda saada? Ma tahan keevise siia poole saada, sellepärast, et see on see alumine külg, seda ei näe ju keegi. Et kolle istub autos siis teie poolt vaadates niimoodi, nii et siis siit minu poolt, altpoolt, siin võiks siis kõik need asjad olla. Ega te õpite täpselt sama palju, kui mina praegu siin õpin. Ja kõige rohkem olen ma õppinud seda, et see on ikka
ikka paganama terav materjal. See läheks nii. Ja see läheks. See on omajagu nagu painutatav materjal ja keeratav, aga kuradi terav. Vaja seda teha. Ma arvan, et see ongi nii, et kui kusagilt nagu minema ära saab, siis on juba ju lihtne. No, põhimõtteliselt sooviks siia paremini. Ma veel ei ütle, et ma tahaks selle teenuse sisse osta. aga kes väga ei viitsi nokitseda, siis ma arvan, et pigem juba ma praegu näen, et see ei ole raske, aga see on selline nokitsemise töö. Et kellele nagu meeldib, sellele võiks hästi sobida. Aga ma ei tea, mul on ikka praegu põnev veel. Veel on põnev. Ma ei tea, mis tegema peab siin. Kust ma teda... Ma jätan need alles, sellepärast, et ma saan nendega proovida panna selle villa siia seisma. Et just hiljuti nägin alles, ma ei jõudnud poodi ostma minna. Aga nägin siukest seda soovitust, et tavalist mingit see vaibaliim või mis iganes see on, spreiliim ühesõnaga, et tollega ennem kokku spreitada see vill, siis sobivad tükid lõigata ja siis ta nagu jääb siia külge kinni paremini, sest osad sellised villad tulevadki siukse mingi liimi kihiga või asjaga. Sest see on selle esimene asi, mis lihtsalt sinna sisse natuke ära põleb ja nii ta on. Et see on jälle YouTube, aga kui meil vanasti oli doktor Google, eks on ju, kõik kui arsti juurde läksid, arst midagi ütles, siis kõik ütlesid, et doktor Google teadis alati paremini ilmselgelt, kuidas inimesi remontida. Et inimesed usaldasid seda doktor Google'it nagu rohkem ja nüüd ma vist olen sealpool pundis, kus usaldan seda YouTube'i. Nii. Ma panen kohe mingi 6-ga, siis küpsetame kohe otse kolde külge kinni. Ai pekki, üks käsi on juba nii ära väsinud, et aga mis ta on? Panen kohe siit. Tegin mingi plaksu küll, aga ei tea, paneb läbi augu. Et see ei ole üldse lihtne, ma pean mainima. See ei ole üldse lihtne. See vill läheb siin katki kõik, ta ei püsi nagu normaalselt. Mässa sellega siin. Oli vaja, Roland, oli vaja. Muidugi oli. Come on. Ei anna alla, Ei anna alla. Nii. Voh. Mina ei tea. Panen paugu ära siit. Ei jäänud kinni. Nii praksu teeb, aga nüüd siia kolde külge kinni ja mis ta tahab siit saada huvitav? Kinni jäi! Kinni jäi! Nii, ma ei tea, mis ma tegin õigesti, aga... Ahah! Nii. Praegu nii, las ta olla. Inimene on näost ära. Täitsa lõpp. Need on igal pool laiali. Kus nad tulid juba nii kiiresti? We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine
Vai jummel, see on ikka omajagu nokitsemist. Mis ma praegu tegin, on see, et ma jätsin ta nagu lehtrisse siit keevise juurest, panin kohe nagu kinni ja siis surusin siit pealt siia lähedale vahele. Ma arvan, et sellest ei ole niikuinii mitte midagi hullu, kui siin natukene selle, kui nüüd päris ääres siin ei ole midagi, sest et muidu oleks läinud see poldi keeramine või mutri keeramine siia peale nagu maru kehvaks ja kõik see. Tõtt-öelda see algus minema saada ongi kõige keerulisem ja ma teen seda nagu kõiki muid asju selle auto ehituse juures täiesti esimest korda. Miks ma enne teda alguses kinni ei saanud, on see, et puudus kui see vill oli siin vahel, siis ta ei saagi jääda kinni siia selle metalli külge. Siis ta jääb võib-olla omavahel kokku. Pärastpoole, kui ma saan siia nüüd järgmise kihi peale, siis ma saan siit veel ta nagu kinni suruda vasta seda toru alt juba kuskilt natuke siit poolt ka ja siis edasi läheb võib-olla juba kergemini. Ma arvan, et ei kujuta isegi ette, kui palju kell on juba. Kaua ma seda 10 sentimeetrist juppi siin teinud olen. Ja kui palju ma siin post-editis ehk siis montaažis olen pidanud välja lõikama seda timelapsi, mis on siin igaks juhuks jooksnud. See on päris suur väljakutse. Ehk siis täna olen ma siin juba 2-3 tundi seda teinud, kell hakkab mingi 10 saama. Kuskil 8 paiku, pool 8, 2,5 tundi umbes, jah, olen seda teinud. Aga põnev on, veel on põnev. Uus päev, ma hakkasin siin teist seda posti praegu tegema. Päris palju peab ette mõtlema. Ma siin tegin mingi siukse tähekese, mingi kole teravate otstega. See läheks nüüd siia alt niimoodi vist äkki ja et siis tekib koht, kuhu külge siit ülevalt neid panna. Te näete siit ka esimest korda seda ja mina teen esimest korda. Mirrors catch streaks of electric blue. Every flash a moment slipping through. Kas te kuulete? See on väga raske töö. Tegelikult ei ole raske, lihtsalt kohutavalt aega nõudab. Ma olen 3-4 korral juba mõelnud, et kas mul on mõtet seda, tegelikult väga ilusat kollet üldse kinni jätta. Ja ma ausalt öeldes mõtlengi, et ma vist äkki tahaks seda teha. Et äkki mõne asjaga ongi niimoodi, et seda tehes saad aru, kas sul päriselt seda vaja on või ei ole. Miks oleks hea seda kasutada? Temperatuurid. Sellepärast, et minu autol on sisselaskekolle kohe väljalaskekolde peal. Samas ma ei käi rajal, kus see kolle mingi, ma ei tea, sõites kogu aeg punane oleks. Et sellist kraunutamist on, ma ei tea, väga-väga vähe. Mingi mägiteedel ilmselt, ma ei tea, korra-paar aastas võib-olla. Seega nagu paneb mõtlema, et kas sellist asja on päriselt vaja teha. Aeg on raha ja raha ei ole, nagu tihti öeldakse. No selle nurga alt juba siit ju paistab tegelikult nagu igatepidi päris äge, et see roostevaba on äge ja siis peal see roostevaba plekk on samamoodi nagu äge. Ja võib-olla on ka lihtsalt praegu see tunne, et kuna hetkel on raske, siis on see allaandmise tunne. Kui palju me elus oleme nii palju mõelnud, kas meil kõike seda vaja on ja siis mõtleme natukene ja siis teeme ikka edasi. Kui ma saaks seda laivis teile panna, siis ma tahaks teiega teada, mis teie sellest asjast arvate. Väga raske otsus praegu. Ma ei tea, miks see mulle nii raske tundub. Ilmselt tegelikult ka sellepärast, et asjad on ju ära ostetud, ma olen selle aja nagu võtnud, midagi on nagu vaja teha, enne kui see mootor ja auto tagasi tulevad, et saaks neid kokku panema hakata. Väike content on ju ilmselgelt. Selline üsna uudne asi on see igal pool mujal.
seda kasutatakse. Ma downpipe'i teen kindlasti sellest ja mul on seda plekki nii palju, et ma saan sellest teha ka mingit kuumaplekki kusagile veel, sest ma pean niikuinii tegema. Ja ma saan seda villa ka siis selles mõttes ära kasutada, nii et ma läksin seda teed, et ma tegin siia nüüd nagu need algused ära, et järsku on äkki lihtsam minema saada. Suskan siia seda villa vahele ja siis lõikan teised tükid ka ja siis saab selle äkki valmis teha. Ostsin suva spreiliimi ja siis mõte on, et spreitada see valmis lõigatud villatükikene ära ja siis liimida siia kuidagi külge ja õrnalt ja siis äkki püsib. Taillights guide through the urban sprawl, chasing the rhythm till we've seen it all. Noh, hakkame looma, et ei tasu ikka alla anda kohe hästi kähku. Natukene tuleb, vaata vahest on nii, et kui tuleb tekkiv tahtmine midagi teha, siis tuleb oodata. Äkki läheb üle. Aga vahest on ka nii, et tuleb lihtsalt teha ja siis vaadata, mis veel edasi saab. Ühesõnaga, ma arvan, et vist sai päris hea otsus, et ma panin selle siia alla ära. Miks on sellepärast, et siis kui ma siit peale saan nagu minna, siis mul tekib siia alla, kus niikuinii midagi näha ei ole ja seda nagu visuaalselt näha ei ole, siis tekib hea kinnituspunkt, et saab nagu selle sama pleki külge siia panna. Nüüd vaja tulla siit nendega nagu üles kuhugi poole nagu välja ära. Peaks need keskmised enne ära teha, need paistavad siit nagu kõige kehvemini olevat ligipääsetavad ilmselgelt. Kuna see punkt jääb nii väike siia, siis põhimõtteliselt kui mis iganes põhjusel juhtub midagi, tuleb see lahti või mingi häda taga on, siis see natuke läheb aega muidugi, et see välja saada siit või puhtaks saada, aga põhimõtteliselt lükkab pärast mingi harjaga üle ja pole ühtegi punkti siin näha. Nii et ma arvan, et ei ole mitte midagi hullu, kui see praegu näiteks tuleb pärast välja, et see ei õnnestu. Every turn another heartbeat unwinds, shadows paint pictures on roads we find. The hum of wheels, a hypnotic refrain, driving down these veins of an endless chain. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive. Kaks posti tehtud. Kulunud on mingi, ma ei tea, 5 tundi kokku või rohkem. Aga selle liimiga panna seda villavärki on päris hea. Lendleb see villajama kiud siin väga nõmedasti. Aga no midagi teha ei ole. See on nagu on. Kes ehitavad veel kuldeid endale, siis lihtsalt pakun huupi, aga tasuks varem arvestada, kas sa tahad sihukese asjaga katta või mitte. Et gramm kipub kitsaks minema, ehk siis paigalduse mõttes on natukene ka võib-olla keeruline siin opereerida. Noh,
see on ta nüüd alt, see on ta nüüd siis pealt. Et eks mida rohkem selliseid sirgemaid nagu on, see õnnestus, see pikem siin tagumine, teine silinder, õnnestus nagu suhteliselt tihkelt siia panna, et see jäi võib-olla mul siin natukene nagu liiga jäme. Nipet-näpet, jah, ühesõnaga natukene on kehva, aga jah, ja nüüd ma ei kujuta ette, kuidas ma selle siit tagumise järgmise teen. Nagu ta on? Igav juba või? Mul on küll päris lõbus. 4 valmis seda jalga ja siis üks veel ja siis kollektori osa veel. Iga kord, kui ma siin filmin midagi ja siis rääkima hakkan, siis pärast kokkuleikamises, montaažis, seal ma ikka mõtlen, et no kas teil on nagu igav, et kui tuleb natukene juttu ja siis on mingi timelapse ja siis on natuke juttu jälle ja siis jälle timelapse, et andke mulle teada, kui te tahate rohkem juttu, tegelikult varsti tuleb ka, selles mõttes, et ja eks need, varsti tuleb ka rohkem juttu, ilmselt siis, kui ma ei tea, tegelikult me kogu aeg räägime siin, ma räägin. Jälle tuleb see ma jumal üksinda toimetan siin. Et paljusid asju on tehtud ikkagi siin samm haaval. See ikka edasi ja edasi, ei sammukestki tagasi. Jah, Tammeteru seiklused oli. Vist seal oli mingi tigu, kes niimoodi rääkis, kui ma ei eksi. Lapsepõlv jääb siis sinna N-liidu varasesse, või õnneks õigemini siis hilisesse aega ja varasesse Eesti aega, nii et täna on hea meel, et oleme vabad ja saame vabalt niimoodi ringi rännata, nagu mina siis plaanin nüüd siin Wörtherselle minna, et kui nagu vanasti, et poleks midagi saanud teha, kuskil käia, täiesti haige, mingid luba pidid küsima, ma ei tea, täna paned tule kolvile ja lähed nii kaua, kuni veel saab. Nii et väike jutt siia lõpuni või siia vahepeale. Andke siis teada, mis te siis jällegi arvate sellest. Uudisena see, et auto on värvis valmis saanud. Nii et tegelikult järgmises episoodis ilmselt hakkame neid ilusaid ja veel ilusamaid tükke autole lõpuks ometi siis ka alla keerama. Sest et tegelikult täna, kus ma seda filmin, on aprill 17 või midagi sihukest, mingi nädalavahetus ühesõnaga. Ja see tähendab seda, et natukene alla kuu juba, umbes 3 nädalat on jäänud stardini Wörtherselle. Pöidlad pihku, et see asi välja tuleb. Te teate küll, mida tegema peab, ma ei hakka ütlema enam rohkem. Näeme teiega poes. Sain kõik need jalad postid tehtud, aga ümberringi siit on siis veel teha. Näeb päris äge välja juba. Nii, selle katse jaoks. Kaitseprillid, keevituskindad igaks juhuks. Ja siis ärge proovige seda kodus. Aga noh, ma ei tea, ei lähe põlema. Läheb värvi küll muudab, aga ei lähe põlema. Töötab. See oli siis palju? 7 eurot. Teoorias great success võiks töötada äkki. Seega,
see oli nüüd üliväike test, kas ta, päriselt ta ju teoorias ei tohiks saada see kolle minu sõitude puhul nii palju seda valu ja vatti siin mitte nüüd otseselt arvutades, aga kindlasti arvutades ja kuidas need lähevad, need kolded siin, mustmaterjal eriti hästi kiiresti kuumaks on ju, et kui ta nagu pidevalt saab siukest, ütleme siis rajasõitu või midagi sellist ja siis pole nagu mahajahtumist, et siin sõber Villu ka ju kogenud ka nende autodega juba ja ongi, et võib-olla kui kuskil jäärajal pähe annad hirmsat moodi ja kräunutad, et siis ta läheb lõpuks nagu kuumaks ka ja tuliseks, tulipunaseks isegi. Aga nüüd tavasõiduga sellise, kus teed seal 1-2 tõmmet ja siis enam-vähem jälle lased kilomeetri-paar maha jahtuda, mis iganes, et siis ei juhtu taga otseselt nagu suurt midagi. Aga ma otsustasin ju eile ikkagi, et ma panen selle asja siia peale ära, mina ei tea, kuidas teda nüüd nimetada, osad ütlevad siis mingi Inconel aga tegemist on siis mingi roostevaba plekiga, mille all on siis veel vill, mis peaks siis hoidma selle kuumuse nagu toru sees ja suunama sealt siis nii-öelda nagu edasi, ehk siis väljapoole ta ei pääse. Ja minu puhul, kuna siin keegi tegelikult kommentaaris ühes videol küsis ka, et mis siis saab, et liiga lähedal seal vanade kütusetorudele ja kütusefilter on ju ka seal, nii et ma arvan, et see ongi üks lahendustest. Ja selle filtri ümber sinna ma niikuinii teen ka mingisuguse kaitsekatte peale. Mirrors catch streaks of electric blue. Every flash a moment slipping through. Taillights guide through the urban sprawl, chasing the rhythm till we've seen it all. Every turn another heartbeat unwinds. Shadows paint pictures on roads we find. No nii, ma ei hakka siin rääkima samal ajal väga, kui ma sellega kolistan, aga tegelikult ikka ma pean kolistama. Väike nipp teile, et kuidas seda nagu välja lõigata. Tehke endale šabloon ette, millest teha, siis visake see minema. Sellepärast, et te peate niikuinii tegema hoopis teistsuguse, kui nagu päriselt on. Jätke lihtsalt hästi palju materjali, mida nagu võssa lõigata. Ühesõnaga see nagu ei õnnestunud üldse nii, nagu ma oleks lootnud. Aga lõpuks saab siis olema nüüd mingi selline asi, mis, kui ma siit enam-vähem saan kinni hoida, siis mis hakkab hoidma niimoodi siit ümber ja need saan siia siis vahelõiked, mis ma tegin, saan siia postide vahele siis nagu ära panna. The hum of wheels, a hypnotic refrain, driving down these veins of an endless chain. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. Aga nüüd saab panna ju mootorid kokku juba. See saab külge ja siis Uku Performance tehtud gaas läheb külge. Mootoriblokiga oli ikkagi mõnusalt jauramist. Ja ma olen siiamaani vist selle võlgu. Võib-olla kui ma olen rääkinud, siis ma olen, kui ma ei ole, siis kohe peagi äkki räägin. Ma olen väga ärevil selles osas, mis
siin tehtud on ja kui siin selle kollektori nüüd katmisega oli juba siuke tunne, et noh, tead, lusikas nurka ja ei viitsi, ei taha, ei suuda, ei jõua, siis nüüd järsku tuli jälle moti tagasi. Ütlen seda, et see progressi hoidmine on olnud päris keeruline, samas ka põnev. Tagasiside videotele on väga hea. Ma olen väga-väga tänulik kõigile, kes seda vaatavad.